Maaelujutud. Tere vaatajad ja kuulajad! Maaelujutud podcast siinpool ja seekord räägime noorte teemal. Mul on siin külalised Aune Suvekütt, Järvamaa ja Mirjam Kodi noortefondidest ja Tallinnast. Aga ma lasen teile ennast ise tutvustada ja endast rääkida ja küsin siia juurde ka seda, et mis teid maaga seob, kuna me püsime oma teemades just maapiirkonnas. Aune, kust sa tuled ja mis sind maaga seob? No mina tulen Järvamaalt, nagu juba jutuks oli. Eluaeg olen maal elanud, nii et Porkunis üles kasvanud ja Albus elanud teise poole elust, imelised kohad mõlemad. Ja noortega tööd olen ma teinud, ise ütlen lapsepõlvest saadik, ehk siis kui ma hakkasin 1992. aastal noorte skautidega, hundudega toimetama Tammsalu koolis. Ja sellest ajast on minu noorsootöö teekond alanud, olen Tallinna pedagoogilises seminaris seda õppinud ja veel sellel sajandil Tallinna Ülikoolis noorsootöö korraldust juurde. Nii et minu igapäevane töö täna ongi noortega ja noorsootöötajatega Järvamaal, Järva vallas. Mirjam, kust sina tuled ja mis sind maaga seob? Mina tulen Tallinnast, Haridus- ja Noorteametist. Maaga mind seob see, et olen küll elupõline tallinlane, aga minu juured on siis ühe vanema poolt Viljandimaalt ja teise vanema poolt Simuna lähistelt, et selle olen siis lapsepõlves ära õppinud, et piima toodab lehm, kes elab vanema juures laudas ja hobusel ei ole sarvi peas, et sellised teadmised on. Tänapäeva seob mind maaga Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programm, millega ma töötan Haridus- ja Noorteametis. Sellepärast, et selle programmi jaoks on hästi oluline, et noorteprogrammide vahenditest saaksid osa kõik noored, kaasa arvatud maapiirkonna noored, kelleni võib-olla kõik teenused alati ei jõua. Aitäh selle sissejuhatuse eest ja võib-olla siis hakkamegi pihta sellest, et kuna meil on siin maapiirkonna noorsooala spetsialist siin, et kuidas me defineerime seda maanoort ja mis kuvand temal täna on, et võib-olla esimene mõte, kui keegi meid põlistallinlane kuuleb, et kõik maanoored ongi maal ja tegelevad loomapidamisega ja nii edasi, et kuidas see pilt täna on, et võib-olla Aune räägi. Mina ei tahaks kuidagi selle maanoorele nii-öelda silti külge panna, et ta on maanoor, ta on noor, kas ta on linnas või maal on iseasi, tema võimalused on erinevad, et linnas on valikute võimalused suuremad, muidugi sellest sõltub kõik ka lapsevanema rahakotist, on ju. Maal on valikuid vähem, et kui ühes piirkonnas, kui me räägime Järva vallas näiteks Albust Imavereni, mis on väga pikk maa, ja kui nüüd Albus on see võimalus näiteks parkuuri saavad noored teha, ja kui see Imavere noor tahab nüüd ka seda parkuuri teha, no tal ei ole seda võimalust, et ma sõidan nüüd teise valla otsa, Tallinnas käib niuke liiklus kogu aeg, on ju, siis maal seda liikluse võimalust ei ole ja see noorel jääb see parkuur tegemata. Ja selliseid näiteid on palju, mõni tahab balletti tantsida ja mõni tahab ratsutada, siis sul peavad need hobused seal olema. Aga see maanoor, üks asi on see, et tal on ilmselt ka suhtlusringkond väiksem, kitsam, need samad noored, kes elavad tema kõrval, käib temaga koolis, käivad temaga koos noortekeskused, tulevad temaga koos õpilasmalevasse, et sa oled hästi sellises kitsas ringkonnas kogu aeg, kellega koos toimetada. Et nüüd me siis Järva vallas oleme püüdnud neid noori omavahel natuke rohkem miksida, just sellega, et me teeme ühisüritusi ülevallalisi, kus nad õpivad üksteist tundma rohkem. Ja see on nagu töötanud väga hästi. Seda ka juba Erasmus Plus projekti rahastuste ja toetustega, et teha ülevallalisi kohtumisi, õhtuid ja üritusi. Mirjam, küsin ka sinu käest, kuidas sinule, ütleme siis vaadates nende projektidega tegelevale sealt, et mis vahe on seal maanoore taotlustel ja linnanoore, et saab seal vahet tõmmata ja missugused on need võib-olla need põhilised erinevused? Ma võib-olla tegelikult jätkaksin täitsa Aune mõttega selles mõttes, et märksõnaks on ka samamoodi need võimalused, et Eesti ühiskonnas on neid noori, kellel on rohkem võimalusi, keda tema pere ja võib-olla see koht, kus ta elab, toetab paremini. Seal on parem infrastruktuur, rohkem teenuseid. Maapiirkonna noored ongi programmide jaoks sellepärast huvitavad, et
nad väärivad samu võimalusi, mis kõik teised, aga neil võib-olla ei ole just seda toetavat infrastruktuuri ümber, et nagu Aune ütles, et neil võib-olla ei ole seda bussi, mis viib neid lähima noorsootöö võimaluseni. Rääkimata sellest, et võib-olla ka rahvusvaheliseks tegevuseks, kas siis reisimiseks või mingisuguseks rahvusvaheliseks õppimiseks, tal ei ole enda ümbruses nii palju võimalusi. Et võib-olla siis see on nagu see vaatenurk, mille läbi meie läheneme maanoortele, mille järgi me vaatame noori, et kui palju võimalusi nende elus on. Ja me oleme märganud, et osadel maanoortel on oma eakaaslastega võrreldes vähem võimalusi. Täna me räägime, ütleme sellistest maanoortest ja või noortest maal või ka väikelinnadest või siin, kes ei ole ise, ütleme, pigem ei ole ettevõtjad, ei ole juba nii, et see vanusepiirang jääb sinna kuhugi siis 14. Kui me räägime täna ikkagi noortest, siis me tahame ikkagi rääkida vastavalt seadusele. Meie Eesti Vabariigis on noor 7–26 aastane. Nii et kui mina täna olen Järva valla noorsootöö keskuse juhataja, siis mul tuleb mõelda kõigile nendele erinevatel vanuserühmadele. 7–26. Just. Aha. Et kas programmidel on ka 7 alates? Sinu programmid? Programmidel on 13–30, aga ise küsimus, Aune, aga keda siin maal on, eks ju, mis see eagrupp on, eks ju, kes noorsootöös osaleb? Ma tahtsingi jõuda selle juurde, et kui me natukene kategoriseerime neid vanuserühmasid, et sina saad tulla siis päris sinna 7 juurde, kui need on ka, eks ole, need kohustused, mis vallal on nii-öelda hoida silm peal ja sinul on seal kuskil 13, siis võib-olla, kui ütleme kõrvaltvaatajale ütled noorte tegevus, siis esimene asi, mis hüppab pähe on, et mingi noorte laager, ütleme seal kuskil 13–15, eks ole. Aga seal juures on ju teisi asju veel, et kui me kategoriseerime neid vanuste järgi, siis missugused on nagu need põhijooned ja põhivajadused ja kus kohas need siuksed mõttelised jooned on, et võib-olla alustame siis sealt 7 pihta, et kuhu maale ja mida neile pakutakse? No kui noor läheb kooli, siis ta on ju 7-aastane ja alustab oma teekonda. Kindlasti on huvitegevused need ja huviharidus samamoodi. Need on täiesti 2 erinevat mõistet, et huviharidus on huvikool, kus õppekava ja kõige muuga ja huvitegevus võib olla lühem aegsem, teinekord võib huvitegevus kestada ka 2-3 kuud ainult, teinekord on ta siis 9 kuud ühe õppeaasta lõigus, eks ole. Need on 2 ise asja, aga lisaks siis huvitegevusele on neil avatud noorsootöö võimalused, käia noortekeskuses, toimetada seal oma toimetusi. Meil on nüüd Järva vallas olemas ka selline asi nagu noorte omaalgatusprogramm ja sinna saab ka 7-aastane oma idee esitada ja saada rahastust sellele ja teostada siis koos teiste noorsootöötaja toel ja kõige sellega. Ja lastelaagrid on veel, mis on selle 7-aastastele, et 7–12 aastast räägime siis sellest vanuserühmast eelkõige praegu. Ja nemad on ka ühed aktiivsemad osalejad erinevatel üritustel ja käimistel ja täna see seltskond nii-öelda, kes peale kasvab, on päris aktiivne meil ka just nende noorte omaalgatusprojektidega, teistelt vanuserühmadelt ei tule, aga nemad tahavad tegutseda. Ma küsin siin kohal, kuigi me väga pikalt võib-olla sellel teemal ei püsi, aga see ütleme see selline regulaarne huvikool, et murelikud noodid on, et raha see pärast vähemaks, et kuidas sa ise vaatad, kas neid huvikoole on piisavalt ja kas sinna jõudmine on ka piisav, ütleme seal sinu piirkonnas? No eks ta maal tegelikult on keeruline, huvikoolid enamalt jaolt on ju meil linnades, et kui ma vaatan meie valla noori, siis hästi palju käib Tapal, käib Paides, meil on omal üks huvikool, meil on 2 tegevuskohta, üks on siis Koerus ja teine on Albus, ja siis on muidugi erahuvikoolid veel, näiteks Paide linna meeskond on samamoodi spordikool ja meil käib hästi palju noori seal, see on kõige suurema hõivatusega, meil üle peaaegu 100 noort käib Paide linna meeskonnas mängimas, aga eks see noorte võimalus, ütleme, minu jaoks on kõige kurvem see, et andekas noor jääb sellel hetkel toetamata. Et ja huvitegevus on hästi äge võimalus, seal osaleb hästi palju noori, aga kui sul on tõesti see anne ja sa tahaksid seda õppekava alusel hakata arendama, siis selleks on maatingimustes võimalusi palju vähem.
üks huvitav piir. Aga lähme nende vanusegruppidega natukene edasi ja siis, kui nad tulevad ka, ütleme, sa ütlesid küll, et aga missugused on 7-aastased, ütleme siis 7 kuni 10 või 12 kuni 12 on see enam-vähem see vahe, et kui see vanusegrupp tuleb teile taotlejaks mingit nad ei saa tulla, eks ju, jah. Ei saa, või saavad nad osaleda siis lihtsalt mingitel selles mõttes saab, et solidaarsuskorpuse projektid on ju, kui sul on seal 18 pluss vanuses noored, kes märkavad, et see 7-aastane sihtgrupp vajab väga tuge, siis solidaarsuskorpuses ma saan esitada projekti ja pakkuda neile tegevusi. Nad saavad olla osalised selles mõttes, just, aga taotleda ise mitte. Ma küsin siinkohal võib-olla veel vahele seda, et kui me saame selle võimalikult noorelt, selle noore sinna huvitegevusse, et kas see, kuidas öelda, kas see jääb talle nagu ellu kaasa, et ta on siis nagu ka rohkem huvitegevuse aldis vanemas eas või on see mingisugune muster, et need kõige nooremad on kõige altimad kaasa lööma, ütlesid sa enne? Nad on kõige altimad kaasa lööma, ma arvan, et seal on ikkagi need sotsiaalsed suhted, mis tekivad läbi selle, et need tulevad pärast sellesse järgmise vanuserühma kaasa. Et need, kes on tagasihoidlikumad, veel vähesemate võimalustega, et tal ei ole võimalus nendes huviringides täna kaasa lüüa, siis tema sotsiaalsed suhted on jäävad tagasihoidlikumaks, nii et kui ühel päeval ongi ta selles teismelise eas, seal nagu uusi asju sisse tallatud radasid on lihtsam käia, kui neid uusi asju. Seda ma mõtlesin, et kas ma küsin nagu õigesti või mõtlen, et ole hea, Mirjam, mis sina selle kohta räägid? See järgmine vanusegrupp, 13 ja sealt edasi, et kes see grupp maapiirkonnas on ja mida seal ongi tegelikult nüüd nagu, ma ütleks nagu 2 poolt, et ühed, kes on harjunud käima noortekeskuses, käivad seal hea meelega edasi, teised, kes on käinud nendes huviringides, huvikoolis, need käivad seal edasi, aga kui tal ei ole seda rada, siis tal on väga keeruline nagu edasi minna. Mina leian, et tegelikult see perekonna roll seda väikest last suunata, osalema, käima on nagu nii tähtis. Et mul on omal täna kodus kasvamas 3. klassis käiv laps, 10-aastane ja eks me oleme talle eeskujuks ka olnud, sest ma laulan, ma tantsin rahvatantsu, mängin pilli nii edasi, ma hästi hea meelega osalen kogukonnategevuses ja ta tuleb kaasa ja temal on täna 9 huviringi, me alles lugesime kokku. Ta ühest on valmis loobuma, me leppisime kokku, et selle õppeaasta lõpuni, aga teistest ta ei ole valmis loobuma, et talle väga meeldib. Ta tahab käia. Ja teie perel on ka see võimalus, eks ole, teda siis nagu sinna viia, sinna tuua või kui keeruline see on? Minul on täna see luksus, et kõik need huvid, mis tal on koha peal kooli ja kultuurikeskuse MTÜ-de poolt korraldatud. Ta ei pea kuskile sõitma, ma ei pea teda täna sõidutama veel kunstikooli ega kuskile sellisesse kohta. Loomulikult meil on olnud kogukonnas lapsevanemaid, kes tõesti iga nädal 2-3 korda sõidab sinna Paidesse, võtnud omale selle aja, et ta nii kaua, kui laps on seal muusikakoolis, nii kaua tema siis teeb seal teisi asju seal Paide linnas on ka läinud samamoodi ise huvikooli õppima, sest laps õpib ja ma lähen siis kunstikooli joonistan sellel ajal, eks ole. Et lapsevanematel on tegelikult seal juures hästi suur roll, maal midagi teha ei ole. Aga võib-olla see iga, see 13 kuni 18 on selline iga, et noored väga palju vajavad endiselt toetust ja need on hästi sõltuvad tegelikult oma vanematest ja nendest tugistruktuuridest, mis nende ümber on, et kas seal on see noorsootöötaja, kellega on hea klopp või ei ole, kas on mingi aktiivsem õpetaja või ei ole, aga ühtlasi see on ka see iga, kus nad vaikselt hakkavad jõudma selles mõttes meie programmide huviorbiiti, et nende Euroopa Komisjoni programmide eesmärgiks on toetada noorte omaalgatust ja vähem siis nagu sellist tegevust, mis on täiskasvanute poolt täielikult valmis organiseeritud ja kus see noor on selline lihtsalt nagu tarbija või kaasalohiseja. Et siis ta vaikselt hakkab jõudma sinna meie huviorbiiti, aga projektid on siiski projektid, see on lühiajaline piiritletud tegevus, seda ei saa võrrelda mingisuguse noorsootöö või huvitegevusega, mis selle noore kodukohas toimub. Selline pidev, ütleme, noorte tegevuses hoidmine, eks ole, kui me tuleme sealt huvikoolidest võib-olla siis välja, et ka mingisuguste tegevuste pakkumine ja jõuame sinna noorsootöökeskusteni, et
võib-olla räägimegi mõne sõnaga nendest noorsootöökeskustest ja mida seal pakuvad ja kes seal käivad. Ja võib-olla ka kui erinevad nad on. Meil on nüüd Järva vallas tehtud noorsootöökeskus, mille all on tegelikult 6 erinevat noortekeskust ja veel lisaks üks noortetuba ühes väikes kogukonnas. Et noortekeskustes täna küll on Eestis juba välja öeldud see lause, et noortekeskus, kus töötab üks noorsootöötaja, tuleb kohe kinni panna, need on ebaturvalised keskkonnad. Nõustun, olles käinud vaatamas ka Taanis, kus noortekeskust ei tehtagi enne lahti, kui sul on 3 täiskasvanud inimest kohal. Et kui peaks midagi juhtuma ühe täiskasvanud inimesi, üks tegeleb noortega ja teine tegeleb siis selle täiskasvanuga, aga meil on täna see, et kui selle noorsootöötajaga peaks midagi juhtuma, ma edasi ei räägi. Pole vaja. Fantaasia ütleb juba ise, et tegelikult nad on, turvarisk on seal juures nagu päris suur ja täna meie noortekeskusi külastab väiksemad noortekeskusi päevas 10-15 noort, aga ma ei saa öelda, et see on väiksem kogukond veel. Ja siis on teine kogukond kõrval, kus päeva jooksul käib 60 noort sealt noortekeskusest läbi. Keskmine on 30-35, mis on korraga noortekeskuses sees. See on vaba ja veetmise koht eelkõige, aga noorsootöötaja siis suunab, toetab, aitab neid samad noorte omaalgatusprojektid, mis meil vallas toimuvad, aga oleme jõudnud ka Erasmuse rahade kasutamise, et seal on ka noorte omaosalusfond, kuidas seda nimetatakse? Noorte osalusprojektid ja sinna saab tõesti see 13-aastane noor ka juba oma ideid esitada ja neid teostada nende rahaliste vahendite toel. Mis eagrupid, kas siin on ka mingisugune, kuidagi saab eristada need, et seal käivad need selles east, selle eani ainult või kuidagi, et on siin ka mingisuguseid erinevaid mustreid? Eks seda ma arvan, et on kõigis piirkondades katsetatud ka, et meil ongi üks kell pannakse teatud sihtgrupile noortekeskus kinni, et saaks tulla see 14, 15, 16 aastane noor natuke rahulikumat keskkonda nautima, kui on see 12, 7 aastastega seal, eks ole. Et on katsetatud ka selliseid asju, mida muidugi, mis meie vallas ja ma arvan, et see nagu on üle Eesti levinud, on juba see, et meil on maakoolid on põhikoolid, seega meie sihtgrupp lõppeb justkui 16. eluaastast ära. See, kes saab juba see 16, läheb kutsekooli kuskile linna, on ka maal mõned kutsekoolid veel, aga ta läheb meie juurest ära, sest meie vallas ei ole ühtegi kutsekooli. Ta läheb kuskile gümnaasiumisse ja selleks hetkeks on ta meile justkui kadunud. Siis ongi ainus variant, mis meile jääb, on need rahvusvahelised projektid, et kui me nendega nüüd toimetame, noorte vahetusi ja selliseid asju pakume, siis nad tulevad nagu nende sõidu vees, aga need on jälle projektikesksed, lühiajalised asjad. Küsin, kes on maapiirkonnast või siis väikelinnad, võtame siia juurde, see ütleme selliste rahvusvaheliste või kuidas öelda Euroopa projektide fondidest, nad on alati ju segatud, eks ole, siin on Eesti raha ja Euroopa raha, me ei lähe siin detaili, aga kes on see sihtgrupp, kes on taotlejad, kui palju siin jõuavad noorsootöökeskused taotlejad olla, kui palju on neid teisi organisatsioone, võib-olla niimoodi üldisemalt natuke? Põhimõtteliselt taotlema on oodatud kõik, kes maapiirkonnas aktiivsed on, hoolimata sellest, mis siis nende see juriidiline vorm või kuuluvus on, et põhimõtteliselt meie jaoks oleks väga sobivad taotlejad kõik noortekeskused, vallavalitsused, kus töötab kohalikus omavalitsuses mingisugune noorsootööspetsialist, samamoodi huvikoolid, MTÜ-d, mis pakuvad noortele tegevusi, tegelikult need kõik on oodatud ja lõppude lõpuks mitmetes programmides, näiteks ka Erasmus Plussis ja Solidaarsuskorpuses, saavad olla taotlejad ka lihtsalt noored ise, et nad panevad sellise 4-5 liikmelise pundi kokku ja neil ei peagi olema mingisugust juriidilist keha. Ehk et põhimõtteliselt kõik on oodatud, päriselus ikkagi kukub niimoodi välja, et kõikidel ei ole seda võimekust leida seda aega, et projekti kirjutada, et eriti rahvusvaheline projekt tegelikult nõuab ju väga palju omapoolset sisendit, et sul peab olema aeg seda asja ette valmistada, sellega tegeleda, sõlmida rahvusvahelisi suhteid. Et sellepärast me võib-olla ei näe taotlemas nii palju noortekeskusi, kui me tahaksime. Õnneks on meil katusorganisatsioone nagu Eesti Noortekeskuste Ühendus või Eesti noorsootöötajate kogu, kes taotlevad nende eest ja siis korraldavad tegevusi ja pakuvad neid siis sellisele laiemale ringile
kutsudes kas ükskõik milliseid noorsootöötajaid või pakkudes neid ka noortele. Mitte kõik piirkonnad ei jõua neid taotlusi teha, sest siin on nii, või peab julgustama, mõned mõtlevadki, et kui ta kuuleb sõna kas Erasmus pluss või siis solidaarsuskorpus, et see on ainult rahvusvahelised projektid ja peab inglise keelt oskama ja mida veel, aga siin on ju kõike, me ei lähe täna programmi üksikasjadesse, me lihtsalt julgustame vaatama, võib-olla tulema konsultatsioonile teile, uurima oma ideedega ja millal on taotlusajad, aga ma küsin nii, et võib-olla üks keskus jõuab teha võib-olla isegi mitte iga aasta mingisuguse sellise eraldi projekti, on ju ka Eesti-siseseid projekte, aga küsimus on pigem see, et selline eriline projekt, lühem, pikem, mida ta nagu annab nendele noortele, et see mõju ja kui paljud sinna jõuavad sellega kaasa tulla? Tahtsin enne juba Mirjamile just vahele öelda, et selle esimese projektini jõudmine on kõige keerulisem. Et kui sa oled nagu saanud kuskilt kogemuse läbi mõne teise projekti, oled saanud mingi kontakti, tekib mingi oma idee ja nii edasi, et sealt hakkab juba vaikselt kerima, aga kui sul see üks kogemus on nagu käes, siis on lihtsam juba ka teisteni jõuda, aga selle esimese kogemuseni peab tõesti inimesi juhatama ja mina küll julgustan, kui me räägime nüüd selle noorte vanuserühmast edasi, meil on ju maal noori ka tõesti ka 18, 20, 26, miks mitte ka projektides on võimalik kuni 30 tegelikult ju. Et kui sul on mingi idee ja sa tahaksid selle jaoks justkui Erasmuse raha kasutada, otsi üles see noorstöötaja. Otsida üles, seda aitab jõuda sul selle esimese taotluseni ja sealt tõesti läheb juba lihtsamaks. Absoluutselt, jaa. Aga võib-olla seda, mida projektidest saadaks, ongi nagu selles mõttes natukene raske seletada, et mul on varuks hästi palju selliseid ülevaid ja vaimustust väljendavaid sõnu, mida ma olen kuulnud väga paljudelt projekti tegijatelt selle viimase 11 aasta jooksul, eks ju, mis ma olen projektidega töötanud. Aga need jäävad kõik natukene nagu küündimatuks, kui sa ei ole ise seda tohutut lahedat elamust läbi elanud. Et mina võin ju vahutada, kui lahe see on, aga seda on mõnes mõttes seda raske sõnadesse panna. Võib-olla siis tuua siia selline asi lisaks, et reisimine on alati väga suur elamus, teiste kultuuride nägemine on alati hästi suur elamus, mis reisides puudu jääb, aga mis projektides on selle tegevuse eesmärgistamine ja selle tegevuse analüüs ja läbimõtlemine. Et see ongi siis üks nendest paljudest asjadest, mis eristab niisama reisimist, turismireisi, Erasmus pluss või solidaarsuskorpuse projektist, mis tegelikult oma olemuselt on mõeldud olema haridusprojekt. Et see õpetab sellele noorele väga palju rohkem mitte ainult maailma kohta, kus ta elab, vaid tegelikult ka iseenda kohta ja selle kohta, kui hästi tema suudab ootamatutes olukordades iseendaga toime tulla ja kui hästi ta suudab teistega suhelda. No kõik projektid ei ole rahvusvahelised ja kõik ei ole seotud reisimistega, et jällegi, eks ole, on ju neid projekte, mis püsivad võib-olla sinu selles elupiirkonnas ja võib-olla on projekte, mis teevad ka Eesti sees mõne tiiru, eks ole, mis on teistmoodi. Nii et ma tean, et on olnud mõni noorsootöötaja, kes on öelnud, et oi, seal fondis ma ei ole käinud, sellepärast, et ma ei oska võib-olla inglise keelt nii hästi ja nii edasi, et neile kindlasti vaadata, et mis projektid ja mis võimalused ja jällegi uurida, et on osa projekte, kus inglise keelt ei ole üldsegi vaja. Aga ma tuleksin võib-olla ma tahtsin küsida seda, et võib-olla toome mõned projekti näited, mõned teemad, mida on tehtud, et muidu me püsime sellel üldisel pinnal ja me enam-vähem teame, mis on tehtud, et mis on sellised võib-olla kõige tavalisemad sisu ja mis on võib-olla olnud natukene huvitavamad sisud, et kus selle peale on tuldud. Võib-olla minul on üks suke näide samast Albu kogukonnast, tulid minu juurde 26-aastased 2 tütarlast ja ütlesid, et nemad tahaks kogukonda sukest treeningtegevusi nagu erinevaid ja muidu on küll näiteks akrobaatika võib-olla noorte jaoks see
noh, öelge mulle. Aeroobika, jah. Aeroobikat tehakse, võimlemist tehakse igal pool, eks ole. Aga et tahaks nagu erinevaid kogeda, mis võiks olla, pluss veel siis siuke tervislikud eluviisid üldse sinna juurde. Ja sellest ideest tekkiski Solidaarsuskorpuse projekt, mis kestis 12 kuud terve 1 aasta. Ja selle aja jooksul ma ei mäleta, 10 erinevat treenerit käis sealt läbi, hästi palju erinevaid asju nad nägid. Ja sinna juurde siis ka veel need vaimset tervist toetavad teraapiad, hobuteraapiad, joogad, ma ei mäleta, mis seal toitumisest oli teemasid. Tegelikult toimus sellel aasta jooksul kogukonnas hästi palju erinevaid siukse tervisele suunatud asju. Just oligi see, et 2 noort hakkasid seda eest vedama, küll täiskasvanud noored ju mõlemad juba. Ja 3 said ka gruppi, sest grupis peab olema 3 inimest, kes seda tööd teevad. Üheskoos seda projekti esitavad, siis meie toetasime selle projekti kirjutamist ja nemad siis toimetasid selle teostamisega, nii et see 12 kuud oli väga huvitav aeg neil seal. Võib-olla me nüüd olemegi jõudnud jutuga sinna järjele, et me alustasime nagu nendest vanusegruppidest, kes maal toimetavad, et me rääkisime nendest kõige noorematest, siis me rääkisime nendest teismelistest, kes võib-olla juba lähevad maapiirkonnast ära kuhugi õppima, et võib-olla nüüd me ongi nagu loogiline jõuda jutuga selle sihtgrupini, kes on 18 ehk seaduse silmis tegelikult nagu täisealised juba ja programmi mõistes kuni 30, Eesti seaduse mõistes kuni 27 aastat vanad, et väga palju nendest enam tegelikult ju ennast kuidagi klassikaliselt selliseks nagu noorsootöö või noorteprojektide sihtgrupiks ei loegi. Meie loeme. Aga võimalused ei ole sugugi mitte otsa saanud. Aga võimalused ei ole otsa saanud ja see on ka see sihtgrupp, kes võib-olla ootab vähem sellist täiskasvanu poolt ette taha ära organiseeritud tegevust. Ja see on selline sihtgrupp, kes juba avastab oma võimeid ja tahaks ise ennast proovile panna. Ja oma huvidest lähtuvalt. Seal ei ole enam see, et täiskasvanu pakub välja mingisuguseid ideid, vaid just tal lähtub oma huvidest. Ja tegelikult sellele sihtgrupile on küll rahastus nii selle jaoks, et teha rahvusvahelisi projekte, aga just eks ju teha ka neid kohalikke projekte midagi oma kogukonna heaks. Ja siin on nii sellel Erasmus Plussil võimalusi Euroopa Solidaarsuskorpusel, aga tegelikult siin tulevad mängu juba mitmesugused muud Eesti kohalikud toetused, mis siis kas on noorsootöö valdkonnast või miks mitte ka mingisugusest maaelu valdkonnast, et näiteks olen kuulnud, et ka mitmed liidergrupid tegelikult pakuvad toetust noorsootöö jaoks. Et jälle nagu võimalus ennast noore inimesena teostada, teha oma idee teoks mingisuguse fondi toel. Et noore inimesena ei ole ju alati võtta sellist ressurssi, kas rahalist või mingisugust asjade näol, et sa suudad ise oma idee teoks teha. Et siis on väga hea, kui noortele ja algajatele on mingisugune fondi raha toeks. Ja sa nimetasid siin teisi fonde, et tõepoolest üks, kui me räägime rahvusvahelistest noorteprojektidest, siis liider tegevusrühmad, kes Eestis tegutsevad juba aastast 2006, on alati saanud teha ka rahvusvahelisi projekte või siis ka kohalikke projekte. Mõlemaid näiteid on olemas. Ja vahel on niimoodi, et osa nendest tegelikult, kui on rahvusvahelised projektid, sobituksid ka hoopis Erasmus Plus või siis Solidaarsuskorpuse fondidest ja vahel on olnud ka probleeme selles, et need fondid omavahel nagu elavad paralleelmaailmas ja vahel ei tea üksteisest. Ja selles osas ka ma pean Mirjam ütlema aitäh ja Eesti just büroole, Erasmuse büroole sinuga eesotsas, et me oleme liitnud neid natukene, toonud neid üksteisele seda teadmist lähemale, et siin 2004 novembris oli Pärnus siis tegelikult vist üle Euroopa üks esimesi, kus tõesti toodi nagu liidertegevusrühmade esindajate kaudu noorsootöötajaid kokku ja just rääkida nagu pikemalt, kuidas me seda nüüd ütleme, partnerotsingute ja ideede genereerimise selline projekt. Et me avastasime, et eks ju need liidergrupid tegutsevad üle Euroopa erinevates oma piirkondades ja me avastasime, et osad liidergrupid tegelikult väga aktiivselt juba kasutavad Erasmus Plus võimalusi ka, sest et nemad saavad olla täiesti 100% väga, väga hästi sobilikud taotlejad. Ja väga hästi sobilikud nii juriidilises mõttes, aga väga hästi sobivad ka selles mõttes, et nemad ju absoluutselt toimetavad oma kohalike maanoortega, kes on see sihtgrupp, eks ju, keda fondid tahaksid rohkem kaasata või et nad oleksid rohkem kaasatud.
aga samas me ka avastasime, et kuigi paljud kasutavad, siis rohkem on neid, kes ei ole teadlikudki sellest võimalusest ja siis tekkis mõte teha selline rahvusvaheline koolitus või seminar, kus me siis kutsume kokku erinevate liidergruppidega seotud organisatsioone, et neile tutvustada seda võimalust ja neid inspireerida seda tegema. Ja see oli hästi edukas ja sellest siis inspireerusid ka teised riigid. Sellel oli ka jätk. Ja et Iirimaa abil me siis korraldasime 2 online webinari, kus me jagasime neid inspireerivaid lugusid, kuidas liidergrupid on kasutanud seda raha. Ja sellest omakorda inspireerus siis veel Rumeenia agentuur, kes siis 2025 aasta lõpus korraldas taas ühe sellise rahvusvahelise kokkusaamise. Ja nüüd ma kuulan, et Prantsuse agentuur on inspireerinud ja mõtleb ka siis nagu sellel teemal edasi toimetada. Ja praegust käib edasi just liidri keskendunud ja noorsootööle ja tegevusgruppidele ja sellele Erasmus plus fondile keskendunud selline online ümarlaud, mis on muutunud päris regulaarseks, nii et kogu aeg see info nagu läheb laiali. Muidugi siin tuleb vaadata sellele ka otsa, et igal maal ei ole sööta, ega siis fond on fond ja alati ei jätku kõigile ja mõnel maal on seda raha võib-olla rohkem ja mõnel on vähem, aga fakt on see, et kõik Erasmus plus fondid on väga huvitatud just maapiirkondadest sellepärast, et oleks kaasatud nagu kõik noored. Jah, et isegi ütleks niimoodi, et Erasmus plus ja Solidaarsuskorpus on huvitatud nendest noortest, kellel on vähem võimalusi kui teistel. Kaasa arvatud näiteks need maanoored, kellel on oma eakaaslastega vähem võimalusi seetõttu, et nad võib-olla elavad natukene eraldatud piirkonnas. Et selle teema isegi päris erivajadustega noortele on ju siin ka omad võimalused olemas. Et seal need grupid on ka veel eraldi, eks ole. Aga tuleme sealt nendest rahvusvahelistest projektidest siia Eestisse tagasi ja võib-olla räägime veel nendest tegevustest ja nendest põhiteemadest, enne kui me läheme ja räägime ka natukene noorsootöötajatest ja nendele siis nagu nende koolitamisest ja nende võrgustumisest ja me siin rääkisime, et Eestis on väga palju, eks ole, et need üks, aga räägime veel nendest sellistest edulugudest või inspireerivatest tegevustest noortele Eestis, et võib-olla sul on veel mõned näited igapäevatööst. No võib-olla tahaks korraks julgustada, et üks asi see sama inglise keele tõrge, et tegelikult taotlused saab ju täna esitada kõik eestikeelsena, see on üks asi. Ja teine asi, et kui sa ei julge seda esimest projekti nii-öelda ise ette võtta, aga hakkab partneriks, vastasorganisatsioon teeb selle taotluse, toimetab kõik sellised asjad ära ja kui sinule see teema sind kõnetab, hakka partneriks, sa saad esimesed kogemused kätte ja sealt on ka lihtsam edasi minna. Ja ega partneritel see inglise keel ei pruugi üldse palju paremal tasandil olla, sest et hetkel Suurbritannia on programmidest väljas ja põhimõtteliselt neid selliseid kes emakeelena kõneleksid inglise keelt praktiliselt sulle projektides ja ei sattugi sulle ette, et nad on kõik, ka su partnerid on samal tasandil ja see on osa sellest ja see on väga-väga okei. Keegi ei vaata selle peale kuskil viltu, et me oleme mõnikord kuulnud, kui mõned noorsootöötajad ütlevad, et ma ei julge minna Eestit esindama oma inglise keelega, aga see ei ole mingisugune teema ega küsimus meile. Et keegi ei oota esindatust maailmataseme inglise keelel. Ja ütleme niisuguste kontaktide loomiseks ja kõigeks selleks tänapäeval on nii palju ka tõlkeprogramme. Et mina just valmistasin ette ühte Rootsi projekti, millele me nüüd saime just rahastuse ja see on just noorsootöötajate õpirändega seotud, et saab suhelda saab ka rootsi keeles rootslastega, sest et mul on tõlkeprogramm seal vahel, et ei ole ju probleemi. Et jah, sel hetkel, kui me nüüd kokku saame, siis me küll suhtluskeel on inglise keel, kuigi ma olen kasutanud, on ka see variant, et kui ma lähen õpirändesse, mul on tõlk.
see on see tugivajadus nii-öelda, vähemate võimalustega noorsootöötajad, kellel ei ole inglise keele oskust, aga kui programm toimub inglise keeles, siis ma ka saan kasutada ka tõlgi rahastust seal sees. Et tegelikult on võimalused antud kõigile, kui sa vaid tahad. Ja see on muideks üks asi, kui sa küsisid projektide kohta, et mis teeb need projektid nii eriliseks, siis üks asi, mida hästi paljud noored ise välja toovad, kes on rahvusvahelistes projektides osalenud, et nad panevad tähele oma keeleoskust, et ma kas oskasin rohkem, kui ma arvasin või et selle tegevuse keskel ma äkki leidsin endast selle julgus hakata rääkima või võtsin ennast kokku, et pigem on tulnud sealt kõikidele sellised positiivsed üllatused. Samamoodi on tulnud nende kohalike projektide tegemisest nagu inimestele positiivsed üllatused, et sa võtad mingisuguse mõtte ja siis sa viid seda ellu ja sa saad selle edu elamuse läbi selle, et sa teed midagi nagu oma kohalikul tasandil. Et sa küsisid mingisuguste projekti näidete kohta, mida on tehtud, et võib-olla nende kohalike projektide kohta, mida maapiirkonnas on tehtud, siit ongi häid näiteid tuua just nagu nende vanemate noorte tehtud projektidest. Et mitmed noored on tulnud mingisuguse ideega, mis keskendub sellele, et kuidas oma küla keskkonnasõbralikumaks teha ja tehtud on mitmeid talguid näiteks selle raames mingisugused prügikoristamis- või prügisorteerimistalgud. Meie juurde on jõudnud mitmeid külaseltse, kus eesotsas on selline just nagu noorte inimeste aktiivtuumik, sellised pea 30-aastased, aga mitte päris 30-aastased veel, kes on siis oma külaseltsiga teinud midagi oma küla heaks ära, et kas on mingisuguseid külaplatse või kiigeplatse uuendatud, külaga koos tehtud mingisuguseid selliseid uuendamistalguid või on tehtud mingisuguseid üheskoos, kas mingisuguste rahvuslike tähtpäevade tähistamisi, mingisuguseid sündmusi, mis kutsub inimesi kokku. Sa rääkisid siin noortest emadest, kes tegid oma beebide ümber. See on minu lemmik näiteid aastate tagune projekt, kus kokku tulid noored emad, kes, et kui neile öelda noorsootöö, siis nad ei oleks ennast selles üldse ära tundnud, kuigi nad tegelikult võib-olla olid veel seaduse järgi selle seas, kus neid võiks käsitleda noorena. Et oli hästi vahva projekt Baby Error, kus kokku tulid ühe küla noored emad, kes ütlesid, et me oleme oma beebidega kodus, meil on igav, me tahaks ühistegevusi teha, aga meil ei ole siin organiseeritud ühistegevusi. Ja siis selle projekti raames nad ise organiseerisid endale ühistegevusi. Nii et selline kastist välja mõtlemine, see on nüüd projekti maailm. Kas meil on mingi vanusegrupp nagu veel käsitlemata ja üks küsimus, mis on jäänud ka senimaa nagu küsima, et kui me räägime, et osalevad noored ja nii edasi, et alati ei osale ju kõik noored. Et Aune küsin, et missugused noored tulevad ja kes ei tule ja kuidas saaks kaasa neid noori, kes ei tule või mida te nendega teete, et see pilt siia juurde. Muidugi tahaks vastu küsida, et kas kõik peavadki tulema, aga siin on põhjused, eks ole, et neid tuleb ikkagi natuke juurelda, et kui sellel lapsel ongi nagu kodu poolt loodud hästi palju võimalusi. Tal ei olegi aega sinna noortekeskusesse tulla ja selle noorsootöötajaga veel suhelda. Tal ei ole vajagi seda lisatäiskasvanud inimest. Tal on kõik toimib väga hästi ja kõik on super. Aga samas jälle võib-olla ei tule ka see noor, kes on jäänud, nagu me ikka siin maal ütleme, tahju taha kuskile. Linnas võib-olla natuke keerulisem niimoodi öelda, ma ei tea, kuidas nad seal ütlevad, aga maal me ütleme, et on jäänud ahju taha ja kuidas me ta sealt ahju tagant ära saame. See on see kõige suurem väljakutse, et täna meil on vähemalt Järva maal on igas omavalitsus olemas noorte heaolu spetsialistid, kellel ongi see missioon, et tõesti leida need noored ka üles ja minu meelest on nendel noortel, neil on kogemusi vähe, see on üks põhjustest, miks nad sinna jäänud on, aga täna noortekeskused ja noorsootöötajad saaksid talle anda kas või selle esimese vabatahtliku kogemuse. Mis see iganes siis on, kas see on mingisuguse ürituse korraldamine või lihtsalt nagu noortega koos aja veetmine seal juures või midagi muud selle sarnast, mis talle just sobib, on ju. Et leida üles iga noore juures see üks asi, mis talle sobib, mis teda kuidagi kõnetama hakkab, mis toob ta sealt ahju tagant välja. Sest meil on Eestis neid noori päris palju, kes seal on jäänud mingisuguse sotsiaalsete suhete tõttu just sinna peitu.
Või siis see, et sa küsisid enne, et kas iga noor peaks välismaal käima või osalema rahvusvahelises projektis, et kindlasti ei pea, eks ju, nii ei pea need, nagu Aune ütles, kellel tegelikult on juba palju muid võimalusi, ei pea ka need, kes absoluutselt ei tunne, et sa neid ei kõneta. Küll aga on tegelikult projektide eesmärk ka kasvatada inimestest aktiivseid kodanikke. Ja võt seda nüüd tahaks küll, et iga noor saaks mingil moel selle maitse suhu või selle kogemuse, mida tähendab ise mingisugune teema välja mõelda, algatada ja ellu viia. Et noored ei kasvaks sellisteks nagu passiivseteks ühiskonna liikmeteks või ainult tarbijateks. Nendest kasvaksid loojad või nagu inimesed, kes aktiivselt võtavad vastutust enda ümbritseva eest. Sest noorsootöös on meil ikkagi hästi palju seda järelreflektsiooni, et me hästi palju analüüsime, et miks nii läks, mis läks väga hästi, miks hästi läks, miks läks halvasti, mida me siit õpime, mida me kaasa võtame. Ja see annab selle edu elamuse, et kui ma ühe korra olen juba midagi nagu teinud, ma katsetaks veel, kuidas nüüd läheb, kas ma saan paremini, kas ma saan rohkem inimesi kaasatud, kas see teema, mis kõnetab mind, kõnetab ka teisi, et tegelikult noorsootöös on selleks hästi palju katsetamise võimalusi. Sest minu nagu siuke mõte ja küsimus on, et teinekord, kui me hästi, et kujuneb välja mingi nagu üks grupp selliseid, võib-olla ta õpib hästi, ta on seal sportlikum, eks ole, võib-olla näeb popime ilusam välja, eks ole, et kas ta võib ka frustreerida mingisugust noort, kes võib-olla ei õpi nii hästi ja võib-olla tal kodust ei ole nii tugevat tuge või seda harjumust, et ikkagi need noored on ka kõik teil sihikul, et neid ka saada kas või see esimene elamus ja nagu näha, et või saan ma õigesti aru, et mida varem ta selle sotsiaalse kogemuse saaks, seda rohkem on temast siis tulemas seda aktiivset noort. Eks ta tegelikult niimoodi on, jah. Et ikkagi see, ütleme, lapsepõlve ägedad kogemused, need annavad selle võimaluse, et kui, ma mõtlen nagu oma lapsepõlve peale, siis maanoor nagu ma olin, on ju, ema-isa juures oli võimalik käia tööl suvel, eks ole, teha ka seda, ja siis mina igatsesin hirmsasti kohe teiste noortega koos tegutsema. Aga mul justkui ei olnud seda võimalust, sest töö sai ka tehtud, raha sai ka natuke ja vanaema juures jah, seal oli ka 3 last, eks ole, oli tore koos olla. Aga siis leidsin mina selle skautluse enda jaoks ja vot see lõi minu maailma lahti igas mõttes kohe, et nii teistega suhtlemises, Eestimaal ringi reisimises, iseenda teostamises, maailmas ringi käimises, et tegelikult andis see mulle hästi palju võimalusi sellel hetkel. Kui lai on skautluse võrdgustik? Me ei jõua siin võib-olla väga pikalt rääkida, aga kas igas piirkonnas on praegust võimalik leida ka skautlust enda jaoks? Kahjuks see nii ei ole. Mulle tundub täna, et kui me räägime üldse noorte organisatsioonidest, siis ikkagi Kaitseliidu organisatsioonid on kõige nii-öelda järjekindlamad, sihikindlad ja kõigi piirkondades olemas. Kuna see skautlus on nagu täis vabatahtlik nii noorte kui täiskasvanute kõige osas, siis kõik algab sellest juhist, kas me leiame selle juhi, kes on valmis nagu noortele aega ja energiat pühendama. Et minagi pidasin tegelikult väikese pausi, aga nüüd, kus mu oma laps on samas selles hundu eas, siis ma jõudsin tagasi ringiga, et täna on mul endal ka 10-liikmeline hundusalk olemas ja toimetan nendega ja lapsevanemad on väga tänulikud, et ma rikastan nende noorte kogemusi igapäevaseid tegemisi. Natukene sama juttu rääkis, meil oli ka maanoorte organisatsiooniga 4H, mis on ka kuulatav ja ka nendel ei ole 100% kattuvust, et on piirkondi, kus neil on ja kus ei ole. Nii et mõnes mõttes, ja see oleneb tegelikult sellest, kas sealt koha pealt leitakse see, kes hakkab seda vedama, sest eks ta üks õhinapõhine tegevus on ja võib-olla siis saadakse sinna mingisuguseid finantse juurde ja nii edasi. Aga räägikski natukene ka nendest noorsootöötajatest ja nende sellisest koolitamisest ja kaasamisest ja nendel on ju ka võimalused olemas. No minu meeskond täna koosneb tegelikult 13 noorsootöötajast. Me oleme selles mõttes natuke ainulaadne, et meil on ka kooli noorsootöötajad noorsootöökeskuse tiimis. Ja nende koolitamisele ma pühendan ikka väga palju oma energiat ja tahtmist. Meil on maakondlik koolitusprogramm täna käimas, mis on ma nüüd täpselt ei mäletagi, mis fondi rahastusega tehtud kõigepealt noorte osaluse uuring
erinevad vanuserühmad, just see 13+, et kui palju nad osalevad, mis neid motiveerib osalema, miks nad jäävad kõrvale, kõik selle kuni selle 26. eluaastani välja. Ja sealt tulenevalt siis on praegu siis see noorsootöötajate koolitusprogramm, et mida nad siis, mis on vajalikud noorsootöötaja teadmised, et ka see 26-aastane sisse tuua, kaasata teda, on ju. Ja siis meil on üks liidriprojekt, kus me koolitame täna oma noorsootöötajaid ja lihtsaks juba mainitud Rootsi õppereis, et me lähme noorsootöötajatega just noorte kaasamist ja osalemist nii-öelda vaatama, et kuidas nemad seal siis toimetavad ja kuidas me võiksime veel toimetada, et täna, kui me räägime väga konkreetsest noorte osalusvormist nagu noortevolikogu, siis meie maapiirkonnas noortevolikogu jääb selle 13-16-aastase noore vanuserühma. Tegelikus võiks ta olla ju ja meie põhimääruse järgi ka kuni 26, aga millegipärast ei tule see 20-22-aastane sinna noortevolikogusse. Ja me lähemegi vaatama, mis Rootsis teevad, sest et Rootsis sügiseste andmete järgi oli ainult 3 toimetavat noortevolikogu. Mis nad siis teevad see? Kuidas nemad noori kaasavad? Lähme vaatame järgi ja õpime neilt ja ma ei ütle, et me sellepärast noortevolikogu ära kaotame, ei, seda mitte, lihtsalt kuidas nende tööd korraldada nii, et sinna tuleks sisse see täiskasvanud noor ka, neid samu noori toetama ja nende kogemust rikastama ja kuidas me lisaks sellele saame ka laiemat ringkonda noori kaasata. Mirjam, tahtsin Aunele sekundeerida, et nii on, et noorsootöötajatele tegelikult Eestis on tehtud nagu väga head tugimeetmed. Meil on olemas haridus erineval tasemel, et saad ülikoolis õppida seda kuni põhimõtteliselt doktorini välja. Haridus- ja noorteamet pakub mitmesuguseid Eesti-siseseid koolitusi nii kohapeal käimisega kui ka online, e-õpet, mitmesuguseid materjale ja siis lisaks sellele, kui ikkagi tekib sellel noorsootöötajal või sellel keskusel mingisugune selline mõte või vajadus, mida siis ei ole talle juba mingil moel pakutud, siis ta saab tulla ja küsida noorsootöötajate õpirände raha Erasmus+ programmist, et ta saab ise organiseerida just selle täpselt, mida tal vaja on, eks ju, et ka Haridus- ja Noorteamet vahendab väga palju rahvusvahelisi võimalusi minna kas rahvusvahelisele õppevisiidile või seminarile või koolitusele, aga need ei pruugi olla alati just täpselt nagu selles piirkonnas, mis sind huvitab või just nagu täpselt sellel teemal. Et siis on võimalus küsida see raha ja tõesti teha ise see asi, et näiteks ma ei tea, kunagi Hiiumaa noorsootöötajad ütlesid, et aga meie tahame minna ja uurida, kuidas tehakse noorsootööd mõnel teisel saarel. Ja see oli nii spetsiifiline, et midagi sellist ei olnud pakkuda, siis nad ise organiseerisid Hiiumaa noorsootöötajad Islandile õppevisiidile. Või nagu Aune ütles, et teda huvitab just see Rootsi teema, võib-olla Rootsi teemat meil ei ole olnud paar aastat pakkuda, et siis ta võtab ise selle initsiatiivi, küsib ise selle raha ja organiseerib ise. Mida see minu oma projekt nagu võimaldab täna, et ma saan võtta ka kaasa poliitikuid, kes tegelevad noorte valdkonnaga. Et see ei ole mitte ainult noorsootöötajad, või mul on ka teised, kes noorte valdkonnaga seotud on inimesed kaasas. Et see on ka minu meelest hästi oluline. Siis veel rahvusvaheliste projektide puhul ükesed elamused, mis mul on olnud ühel suure konverentsil käies, valisime Royal töörühma. Loomulikult maa töörühm ja itaallased räägivad pikalt laialt oma sellest maa noorsootööst seal ja ma kuulen ja mõtlen, mis maa noorsootööta niimoodi kirjeldate. Ja siis lõpuks küsisime, et kui suur teie küla on? Oi, meil on väike küla, meil on 100 000 elanikku. Et kui me räägime Euroopa mõistetest, siis, ja kui me otsime endale partnereid, mina nagu hästi kriitilise pilguga otsin ka partnereid, et kellel oleks mulle väga selgelt midagi edasi anda ja kellega koos teha. Et see, et mul on 100 000, või käisin Saksamaal, üks küla 2000 inimest, on ju. Igas külas on oma kirik 2000 inimest, see ei ole see päris, mida mina tahaks täna võrrelda. Ja siin on kahtlemata on need mõisted erinevad ja peab vaatama, et ma leiaks endale ja kõige lähemad on siin selles mõttes Põhjamaad, et tuli üks sakslane siia, ütles, et see Viljandi on üks päris tore village ja mitte üldse halvasti mõeldes, vaid nagu sa näite tõid, eks ole, et mingites asjades ongi, et see on siis juba kogenemata
suuremad kogemusega inimestele juba arusaadav, et tõepoolest ma tahaks seda pisemat, väiksemat kohta, kus ei ole, eks ole, ütleme kõike seda infrastruktuuri olemas, mis on tõesti seal juba 10,000+ elanikuga. Aga üks asi veel nende rahvusvaheliste projektide juures, et juba on tekkinud ka see asi, et mõnikord õpirändele minnes tulevad noorsootöötajad tagasi hoopis selle teadmisega, et mõned asjad on meil Eestis palju paremini organiseeritud. Absoluutselt. On väga hästi. Tulevad ka liidrigrupid tagasi ja et alati on nendel asjadel selles mõttes kaks otsa, et olen väga nõus. Aga ma tahtsin veel selle juurde korraks tulla ja julgustada, et me räägime noorsootöötaja Eestis on juba päris korralikult ju eri haridus ja eri nõudmised teatud kohtadele sa ei saagi töötada, aga noortega tegelejatele kes on täiskasvanud, on ju ka võimalused, et ma tahtsin selle ka välja tuua, et olen isegi, ma ei ole ei noorsootöötaja ega midagi, aga olen käinud mingite noortele suunatud tegevuste üritustel ja ka neid võimalusi koolitusi pakub ju nii teie büroo, ma ei tea, kas te ka kaasate neid, te ütlesite, et te võtsite kedagi vallast kaasa, sest neid tuleb ju ka hoida samas inforuumis. Just täpselt, et ka nendes küsimustes tasub hoida silm lahti ja väga palju ma olen kuulnud ka seda, et ei, et et noorteprojektidest siin infopäev, et ma saadan selle sinna noortekeskusesse, et ma ei ole ju noortetöötaja ega midagi, aga et selles inforuumis olla. Sest laiemas võtmes, kui me räägime, et noored, on ta siis maal või mujal, meie täna räägime rohkem siin maanoortega tegevustest, ütlevad ju kõik, et noored ülitähtis. Aga võib-olla siin paraku lõpusõnadeks ma peangi küsima teie käest, et mis on need asjad, millele me peaksime keskenduma, kui me peame neid noori siin tähtsaks ja võib-olla siis mõned siuksed lõpulaused, enne kui ma tänan teid tänase vestluse eest. Mina võib-olla tahaks mitte tsiteerida klassikuid, vaid nendele vastupidi väita just, et noored ei ole meie tulevik, noored on meie olevik. Me peame täna noortesse panustama selleks, et nemad kujundaks meie tulevikku. Ja siis eelkõige, kuidas panustada noortesse nii, et nendest oleksid aktiivsed kodanikud ja mitte ainult passiivsed tarbijad. Ja seda saab teha neile võimalikult anda võimalused. Ma arvan, et seda saab mitmel erineval moel teha, aga minu meelest programmide pakutavad võimalused on lihtsalt üks selline nagu hea metoodika või toetatud viis, kuidas seda teha. Suur tänu tänase vestluse eest Mirjamile ja Unele. Noorte teemadel ka maapiirkonnas räägime ka edaspidi ja kuulake meid jälle Maaelu jutud. Aitäh! Aitäh!